Suve alguses kutsus mu kunagine grupivend Arlet mind Eestimaa avastama. 8 päeva seiklesime pikki Piibe maanteed ja kui reis läbi sai, vahtisime üksteisele nõutult otsa. Kuhu edasi? Tõdesime, et tegelikult kohti, kuhu minna on veel väga-väga palju ja põrutasime Tallinnast Lõuna-Eestisse. Kurvist kurvi seiklus läheb edasi. Bravo, härrad, bravo! Kas on tõesti nii, et igal reede õhtul või igal õhtul kõlab Lõõtsa lugu? Just nii kõlab, et te olete praegu Põlvas Lõõtsa pealinnas. Ja see kuju on Karl Kikas, meie lõõtsamängijate kõige suurem iidol või jumal, nagu ütleme. Mina olen jälle kuulnud, et kõik see suurem pillimeister siin kandis on ikkagi olnud August Teppo. No jah, just oli ka Põlva keelkonna mees. Ja, aga tema oli niimoodi, et tema ei osanud pilli, tähendab, ei osanud esimest nooti võtta ja oli saatnud Sulase alati kirikusse laanooti kuulama. See siis jooksis koju ja laulis talle laanoodi ette. Et kas see lugu on tõsi? Ei, seda me ei oska öelda, aga Teppo oli väga hea pillimeister ja Karl Kikas, see mees, kelle kuju siin on, see oli kõige kõmmem lõõtsamees, kes mängis lõõtsa Eesti rahva südamesse. Aga kui tihti need lõõtsamängijad teil siis niimoodi kokku saavad niimoodi kampas? Iga aasta juulikuus on meil suur lõõtsa üritus, Intsikurmus, harmonika, kuhu tuleb kokku üle Eesti 100 ja rohkem lõõtspillimängijat ja oleme kõik ühe lava peal ja mängime kõik koos mingisuguseid lugusid. Väga äge. No aga tuleb tulla. No kindlasti olete oodatud. Mulle meeldib Põlva kui lõõtsa pealinn, siin kuuleb väga tihti head lõõtspillimuusikat. Marja metsa viib meid tee, Sambla sülle viib. Võta kaasa mõnus meel, võta korvidki. Tunned, kuum on liiv. No, kenasti ikka laulavad küll. Me ei ole üldse ime. Ei ole, jah. Põlvas laulavad kõik nii? Absoluutselt. Kõik need, kes on Põlva muusikakoolis käinud vähemasti ja tegelikult on meil ju fantastilised muusikakooli õpetajad. See on väike, aga tegelikult päris hubane keskväljak. On küll, jah. Ütleme siin sõjaväeparaadi päris ei korralda, aga kus kogukond kokku saab tulla, see on väga mõnus. Täpselt. Ja muide, siin ei ole kunagi sõjaväge olnudki. Ka nõuka ajal oli siin Nõukogude kaitsevägi. Oli siin selline lugu, et ainus maakonnakeskus, rajoonikeskus tookord, oli siis Põlva, kus ei olnud nõukavägesid sees. Põlva on veel selles mõttes väga vahva küll, et meilt on siin praegu 2 inimest kohe olümpial. Peeter Olesk on meil seal teatavasti püstoli laskjana. Ja seal samas lasketiiru vastas on meil staadion ja seal on esimesi spordiharjutusi teinud meie mees Maicel Uibo. Lainte piiril käin ja laisalt rända loksub meri nii suur. Väsinud kõik näib ja liival suve hõõgurras. Kuule, aga rääkides spordist, siis kui mina kuulen Põlva ja sport, siis ma tean ainult käsipallist. Täiesti õieti tead, sest loomulikult on käsipall meie selline firmaala. Käsipallurid on meil tegelikult on hästi-hästi hakkajad ja no vähe sellest, et nad on Eestis raudselt kõige paremad. Ehlas räägite sama juttu.
Nemad rääkisid, jah? Nemad rääkisid meile ka sama. Et Põlva on kõige kõvem. Ei, nemad rääkisid, et nemad on kõige kõvem. No, seda saab selgeks teha muidugi väljakul. Aga jah, ma usun, et käsipall on sama suur meie firma märk või natuke isegi suurem kui näiteks Põlva piim. Adruvirukid mu sõrmetesse äkki kandub kaugelt. Tusk on jätnud mind ses pühas paigas. Suur suvi tulnud tagasabi. Mulle meeldib Põlva sellepärast, et siin on hea kasvada, siin on rahulik elukeskkond, siin on väga sõbralikud inimesed ja mis kõige olulisem, mida teistel ei ole, meil on intsikurmu. Tervist, härrased! Arlet täna ei tule, sest ma tean, et puri lendamine on täna meil plaanis. Tegime Arletiga võidu. Hakkasime tulema, ma ei tea kust. Et mõlemad me tahtsime lennata, aga mina tahtsin rohkem. Seega ma ei hakanud teda ootama ja meil on täna purilend, eks ole? See näitab kõrgust. Suur osuti näitab 100 meetrit. Et kui ta suur osuti on näiteks ühe peal, siis on 100 meetrit. Väike osuti näitab kilomeetrit, nii kõrgele või tõuse. Vasak kalumine, hästi värviline, on kiiruse mõõtja. See näitab purilennuki kiirust õhu suhtes. Puksiiris lendame kuskil 130 km tunnis, vabalennust seal kuskil 90-100 km tunnis. Aga see on pääkütkine, et see on mingisugune... No vaata, et hästi palju käib soomlasi, siis on hea, et saab... Ei, seda küll, aga see on ju mingi pealüliti. Just see on raadio pealüliti. Raadio, see ongi ainult raadio. Et meil ju... Ma mõtlesin, et ega meil siin ju mingit abimootorit ei ole. Ei abimootorit ei ole. Paneme see luugi peale. Taas kord üks korda läinud päev. Aitäh, et elusalt mind tagasi tõid. Naine kiidab selle ka heaks kindlasti. Ja iga kell tulen jälle tagasi, sest et ma ei tea. Võtta paar kuud rahulikult aega ja saad lisaks siklilubadele ka purinukki vaadata. See on hea mõte, Kuule, aga mis ikka? Ma olen sõnatu täitsa. Aitäh! Aga palun! Mulle meeldib siin elada, sest Ridalis saab alati lennata. Kuule, aga ma olen kuulnud, et siin Moostes on ka ökoloogilise ehituse kompetentsikeskus. Millest sinu maja tehtud on? Kipsplaadist, muidugi. Lehma tunned? Ökoloogiline. Mul on super hea meel, Arlet, et sa mind siia kutsusid. Mina ehitusentusiastina ütlen ausalt, et ei ole paremat kohta. Tervist! Tere! Jaagup, mina. Mikk. Paratamatult tuleb nendest põhu asjadest meelde 3 tegelast. Nif-nif, naf-naf, nuf-nuf. Mis see on siis siin? Mis see siin on? Kas te arendate siin midagi? Parendate, teete? No see on ökoloogilise ehituse kompetentsikeskus, nimega Eestimaa ehitus. Ja see konkreetne hoone siin on siis koolitus, tootearendus ja kompetentsikeskus. Minul on muideks täpselt sellisest palgist maja.
ja väljast on ta siis kenasti kaetud mulle... Küprokiga. Ei, seestpoolt on küprokiga, väljast on tuuletõkkeplaadiga ja villaga. Kas põhust tehtud maja peab sooja ja on hea või? Selles mõttes, et mis... Ja põleb pragin. See põhust tehtud maja peab sooja oluliselt paremini kui Arleti see väikese villakihiga palkmaja kahjuks, aga siin on seina läbilõige. Siin on siseviimistluse pool, kus on savikrohv ja väljapool sellised kihid. Ja sellise konstruktsiooni tulepüsivus on 120 minutit. Järgmise maja, mille ma ehitan põhust. Palun, siin sulle kaitseriie ja siin sulle ka kena... See on mulle XL-i või? Ja kena müts ka sulle. Malvo, tänan, et oled nõus pühendama meid selle suure saladuse sisse, et kuidas saab see krohv siia seinale. Ma proovin kohe. No, et seda teha, tuleb kõigepealt ka aluspind ära määrida. Liiga kiirustasin. Pole hullu, Jaugus, küll sa õpid. Selleks on olemas aparaadid, kellel ei ole küll mootorid. Rahulikult, sa näed, see pritsib laiali siin. Ei, see... Jah, kuidas sa tegelikult käid? Näed, see on jälle oluline asi tegemata. Palun. Aitäh. Tuleb ühtlaselt ära kasta. Kindlasti ära voolama lase. Aga voolama ei tohtinud lasta. Läks voolama. Vaata, sa ära lase veel voolata. Lõpeta. No näed, läkski voolama nüüd. Ühesõnaga. Nii, noh. Näed, ta teeb valesti, on ju. No, seda kindlasti. Jah. Kasuta krohvi õõrutit ka. Ja, Jau, tee sina. Ma olen tõesti natukene... Näed, võtad, pane see. Arlet. Ma olen täiesti hämming, kas sa täiesti oskad seda asja? Arlet arvab, et see ongi kinda krohv, aga tegelikult... Jah, mõtlesin, ma olen näinud, seda tehakse kinda. Aga seda ei tehta kindaga. Aga põhimõtteliselt ju see umbes nimisi käib see asi, on ju? Põhimõtteliselt küll. Savi vajab eelniisutust ja peale kanne. Ja kohe siledaks. Ai, sul tuleb see kuidagi paremini välja. Mis see töötund maksab nüüd? Aga siia sisse saab nüüd näiteks kirjutada oma autogrammi. Näiteks, kui sa tahad jäädustada ennast ajalukku. Sul ongi selline autogramm. No võt, väga elus. Näed. Ühest 5-ni, kuidas mul välja tuli? No, paremini kui Arletil. Ma pean ausalt tunnistama, et ma ei ole käelistes tegevustes väga osav. Ja mul on jälle, mina pean ausalt tunnistama, et ükskõik, mida ma teen ikkagi natuke paremini kui Arlet. Las kallab nüüd rühmani, et pilgu eest kaopsi. Ja külas on kõige rohkem pargipinke ühe inimese kohta Eestis. Miks keegi peaks üldse selle informatsiooniga oma pead? Sellepärast, et inimesed armastavad siin lugeda, nad loevad kõik väikest Illimari. Mina tean, et ajast on pärit näiteks just nimelt on Friedebert Douglas ja see on väikese Illimari toimumise kohad on siin. Friidik! Friidik! Nii, Arlet. Ja see ongi Friedebert Douglase muuseum. Siin elas ja töötas suurkirjanik ja seal ongi kirjaniku söögilaud. Seal ta istus. Nii, kuulge, kas tohib segada tervist kõigepealt? Väga meeldib, külli. Siin siis kirjanik istus, vaatas aknast välja ja kirjutaski oma väikese Illimari. Jõi tassikese kohvi, autod sõitsid aknalt mööda kõik niimoodi. No pilt on ju väga ilus, mis te siin lõite, aga tegelikult ei ole siin terakestki tõtt. Douglas on siin tõesti sündinud, aga koht on teine. Siin on meil mõned pildid ja natuke mõned lood ja siis on meil tehtud siia veel selline ilus nurk, kus me siis külalistega loeme väikest Illimari. Ikka ja alati, nii et kes teist täna loeb? Milli libastus sattudes esimeste käppadega jääle ja sai enese veel õigel ajal tagasi tõmmata. Palju pahemini läks aga Kähril. Ta hüppas kohe kõigi 4 jalaga jääle ja... Suurepärane. Väga hea, väga hea. Saite hakkama kenasti.
Ja tore oleks muidugi, kui iga endast lugupidav kirjandusõpetaja tuleks oma lastegrupiga ikkagi siit läbi, sellepärast, et see Tuglas on ju tähtis. Ja samas isad võiksid ka tulla, sest on ju väga tuntud on Tuglase kokteil. Mis see siis on? Viin toore munaga. No näed sa siis. Auts! Tuglas oli tõesti suur suitsumees ja kui sõbrad talle ütlesid, jäta suitsetamine maha, siis teate, mis Tuglas ütles? Tuglas ütles selle peale, ega see suitsetamine mu nooruspäevi ära ei võta, ainult vanaduspäevi ja nendest ei ole mul kahju. Väga ilusti öeldud. Ma näitaksin, siin on siis meie selline Illimari aegse mõisa plaan, mis on Ahja kooli õpilaste tehtud ja siit on väga hea vaadata, kus siis meie asume ja kus siis on Tuglas sündinud. Me oleme siin umbes. Täiesti vale. Järv oli. Minu pakkumine. Ei, me oleme siin umbes. Täpselt nii. Ja täpselt see viimane maja seal on siis Tuglasse sünnikoht. Pane see näpp juurde. See on siis Alatare ehk Puurehi, kus siis Tuglas sündis. 2 esimest eluaastat. Nii, ja sealt teisest mõisa otsast, kui sai 2 eluaastat täis, kolis siis siiapoole mõisa otsa, siin oli siis õllekoda. Ja siin muideks... õigele kohale lähemale. Ma saan aru. Ja seal on sündinud ka Tuglase kokteil. Kohal või? Mulle väga meeldib selle Põlva valla nagu motto, et siin peab olema igaühel hea elada. Ja siin peab olema isegi hea elada nendel, kes on võib-olla veidi erilisemad. Ja me olemegi jõudnud selliste eriliste inimeste külla, ehk Maarja külla. Ta tuleb! Hakkasid tuleb! Ja vaata, Arlet tuleb ka väiksema potiga. Tere! Tere! Vaata, kui äge pill on. Tere! Ja Targu! Tere! Tere, Jaagup Kreem! Tere! Kuidas läheb? Hästi läheb! Tore on, et lõpuks... Palju rõõmu! Päev oli nii hall ja vihma sadas ja korraga päike tuli välja. Kes käes sul kodus? Ma tahan suga pilti. Aha! Kohe pilti tegemiseks ka natuke. Nii. Muidugi teeme selfie. Väga meeldib. Aga Jaagup, mul on sulle väikene väljakutse. Et kuidas sul on eriline inimene? Natukene teistmoodi. Nii. Et vaatame, kui sul midagi peaks juhtuma, kuidas sa hakkama saad? Minu kui täitsa tavalisel inimesel. Kõik rongi peale, teeme rongi peale! Olen ma igasuguste asjadega sõitnud, aga rongiga ma ei ole küll veel sõitnud. See on äge. Ja mis on kõige tähtsam, sellel on mootor. Jah. Tere tulemast rongisõidule. Teie rongijuht Jaagup tervitab teid. Head reisijad, oleme jõudnud oma sihtpunkti. Rongi kõige tähtsam osa on see. Ma kuulsin, et siin on võimalik teha väikene katse, panna Jaagup ja mindki ratastooli. Ja, meil ongi 2 tükki. Kas 100-kilone saab peale istuda? Jaa, saab küll. Väga tore. No lämmat. Nii. Kuidas sa keerad selle? Niimoodi, jah? Ma tegin ise ka meelega. Ma olen sul taga. No, kas nüüd? Jesus Christ. Ei, oota, ei. No, peab ju ise hakkama saama. Aga kuidas selle? Täitsa lõpp, noh. Vaata, nüüd on slaalumi jala. Jaagup! Mine metsa! Päris raske töö ausalt öelda. Nüüd ma jäin see kinni. Ma ei ole kunagi ratastoolis istunud. Tead, ma ütlen ausalt. See 10-minutiline katse, mis me siin praegu tegime, ma mõtlesin, et ma teen sulle väikse nagu siukse humoorika vahepeale, aga see
pani väga tõsiselt hoopis mõtlema nende inimeste peale, kes peavadki elama, sest et see on tõesti maru raske, mul on käed valusad. Kallid sõbrad, meil on tegelikult teile üks kingitus ka. Head Maarjaküla elanikud, meie toetajate abil toome teieni loomulikult ja võtame koopris. Selle ratta toob teieni Voltride ja Ferresto Laser ka ja Voltride esindaja on meil nagu püstpõõsas olemas. Palun tule siia. Nii. Mis ratas see on siis? See on Jeep-Swan. See on väga populaarne ratas. Ja et teil ei läheks meelest ära, milline on Eesti parim telesaade, siis sellepärast. Nii, palun. Kas Maarjakülas on hea elada? Ma olen märg nagu kevade hommik. Tead, kuna Taevaskoda on ikkagi püha koda, siis püha paik eestlastele olnud, siis me ei või sinna ratastega minna, vaid sinu meele jaoks me jalutame. Ega see on puhas allikas, tahad joo? See nire ongi emaläte või? See on emaläte. Tead, miks ta emaläte on? Jaa. Jaagup, tundub, et algab ajalootund. Tore. Taevaskoda, Taevaskoda. See on koht, mis on jumalate kodu, ehk taevas ise jumala isikus elab siin. Lisaks sellele elavad siin ka tema saadikud, jõehaldjad ja näkineiud, kes mööda seda jõge käivad ja elavad. Ja sellepärast ei tohi jumalaid häirida ja siia koopaseintele kraapida. Aga see siin on emaläte, mida jumal ise on meile kinkinud. See on kõigi allikate ema, see on kõigi jõgede lähtekoht. See on eestlaste pühapaik olnud juba aastasadu, isegi aastatuhandeid. Ja kuhugile ei ole kadunud jumalatele andide toomine ka tänapäeval. Vastupidi, ikka võib leida siit mõne noorpaari või mõne neiu, kes otsib omale meest, sest see on koht, kus kõige paremini leiab tee Jumala juurde. Me oleme jõudnud nüüd Tikutallu, nagu ma aru saan, jah? Aga mis siin Tikutalus huvitavat on? Oi, meil palju asju, meil on puhkemajad, meil on telkimisplats, ripptelgid, mullimaja, ripptelgid, õhus. Ja ma olen kuulnud, et siin on midagi sellist ka, mida mujal kuskil Eestis ei üldse teha saa. Meie teada jah, mujal rohkem ei ole, on vee peal kõndimise laud. Mina tahaks, et Jaagup seda proovib. Muidugi. Jaagup, ütle, keda sa tead, kes vee peal on kõndinud? No see oli hulk aega tagasi üks meest, et ta löödi risti lõpuks, et see vee peal kõndimine võib olla... See oli tema hiilgehetk ja ma olen alati tahtnud ka tunda, mis tunne on olla. Käia Ja olla. Ja ma ütlesin, tulgu taevast vihmajoad, näed tulidki. Nagu norrakad ütlevad, pole halba ilma, vaid valesti valitud riietus ja Arlet on selle elavaks tõestuseks. Kogu päeva oleme saanud vaheldumisi päikest ja padukat, mis muutis meie kurvid kohati päris libedaks. Samas patt oleks nuriseda, sest päev on olnud täis emotsioone ja adrenaliini. Lõpp hea, kõik hea. Oleme elusalt ja tervelt jõudnud Tikutallu, kus ootab meid kuum parvesaun ja ööbimine ripptelkides. Jeesus läheb sauna.